Iraan annab täielikult järele. Vaid 4 päeva pärast USA blokaadi teatas Iraan, et avab Hormuzi väina. See tühistab oma tuumaprogrammi ja lisaks sellele tagastab rikastatud uraani, mis tal on. Kui see kõik osutub tõeks, on tegemist täieliku alistumisega ja see juhtus 4 päevaga. Rohkem polnudki vaja. Just sellepärast ongi nii paljud Iraani toetajad endast väljas ja räägivad oma enda valitsuse vastu. Nad näevad seda täpselt sellisena, nagu see on. Täieliku alistumisena. Vaatame nüüd üksikasju. Siin on Trumpi avaldus, mille ta just välja andis. Iraan on teatanud, et Iraani väin on täielikult avatud ja valmis täielikuks läbipääsuks. Ma arvan, mõtleb Hormuzi väina. Muidu olen kindel, et Pärsia lahe riigid pole üldse rahul sellega, et väin nimetatakse Iraani järgi ümber. Aga siiski, pärast seda avaldust andis Trump välja veel ühe. Trump ütleb, et Iraan on Ameerika Ühendriikide abiga eemaldanud või eemaldab kõik meremiinid. See tähendaks, et laevad saavad jälle kasutada Nooma marsruute otse Hormuzi väina keskel, nagu nad kasutasid enne selle sõja algust. Nüüd läheb asi natuke segaseks, sest Iraani avaldus ütleb sellele täielikult vastupidist. Ja see tähendab, et keegi valetab. Paneme siis oma Sherlock Holmesi mütsi pähe ja uurime välja, kes see on. See on Iraani avaldus. Iraani välisminister ütleb, et kooskõlas relvarahuga Liibanonis on kõikide kaubalaevade läbipääs Hormuzi väina kaudu kogu relvarahu ülejäänud perioodiks täielikult avatud, koordineeritud marsruudil, nagu juba teatatud. Nüüd on siin 2 olulist asja, mida tuleb välja tuua. Esiteks ütleb Iraan, et Hormuzi väin on avatud ainult kuni relvarahu lõpuni, mis lõpeb teisipäeval umbes 5 päeva pärast tänasest. Seega, kui relvarahu ei pikendata ega uuendata, võib Iraan hakata taas laevu ründama. Aga see on tuleviku probleem. Sellest räägime järgmisel nädalal. Teine oluline punkt siin on see, et Iraan ütleb, et väin on avatud ainult koordineeritud marsruutidel. IRGC marsruut, millest me varem rääkisime, kulgeb Iraani Larak ja Qassemi saarte tagant. See ei ole Nooma marsruut, mida laevad enne sõda kasutasid. Nagu ma varem ütlesin, keegi valetab. Vaatame siis tegelikult kaarti reaalajas mereliikluse voogu, mida me näeme ja vaatame, kes tegelikult valetab, sest kaart ütleb meile kõik. Siin on see, mida me tegelikult näeme. Täna hommikul ületas Kreeka laev, mis vedas umbes 2 miljonit barrelit toornaftat, mis oli peale võetud kas Saudi Araabiast või Bahreinist, Hormuzi väina AIS transponder välja lülitatud. Aga sellest, mida me teame, võime öelda, et see tõenäoliselt liikus mööda Nomo marsruuti otse väina keskel. Ja see teekond toimus tegelikult enne, kui avaldus üldse tehti. Ja seal on veel üks laev, mis ületab Hormuzi väina, samal ajal, kui ma seda videot salvestan. Vahetult enne seda, kui Iraani avaldus interneti jõudis, lahkus kruiisilaev Dubai sadamast suunaga väina poole. Ja kui ma seda salvestan, on kell umbes 11:30 hommikul. Texase aja järgi on see kruiisilaev tehniliselt ületanud Hormuzi väina täpselt keskelt. See ei kasuta Iraani määratud marsruuti. See kasutab Nooma marsruuti, mida laevad kasutasid enne sõda. Ja lisaks sellele on selle laeva AIS täiesti sisse lülitatud, nii et see ei ürita midagi varjata. Iga üks maailmas saab täpselt näha, millist marsruuti see laev kasutab ja see tähendab, et tõenäoliselt valetab Iraan. Muidugi peame me ikkagi jälgima, kas liiklus taastub normaalseks, aga praegu tundub, et Hormuzi väin on täiesti avatud. Praegu teeb Iraan seda tõenäoliselt USA blokaadi tõttu ja enne kui me sellesse süveneme, väike meeldetuletus. Vajutage all olevaid meeldimise ja tellimise nuppe. See aitab meid algoritmist tohutult ja teie toetus tähendab palju. Nüüd jätkame uudistega. Nagu keskväe juhatus eile ütles, 90% Iraani kaubandusest ja 90% nende majandusest sõltub meritsi käivast kaubandusest, mis läbivad Hormuzi väina ja Omaani lahe. Just sinna paigutas USA merevägi 4 päeva tagasi blokaadi ja selle blokaadi tõttu pole ükski laev läbi pääsenud. Midagi ei tule sisse ega lähe välja. Iraani majandus, mis oli juba raskustes, ei suuda sellist survet taluda ja just sellepärast loobub Iraan sisuliselt kõigist oma mõjutusvahenditest. Nagu Napoleon kunagi ütles, on sõja võitmiseks vaja 3 asja. Raha, raha ja raha. Ja praegu ei tule Iraanil üldse raha sisse. Ja just sellepärast on nad valmis üsna õiglaselt läbi rääkima. Ma olen üsna kindel, et selle tsitaadi ütles Napoleon, aga kui ma eksin, andke kommentaarides teada. Aga naftaturgude jaoks on see kindlasti suurepärane uudis. Nafta hind on nüüd langenud alla $90 barreli kohta, ulatudes selle salvestamise hetkel isegi $83. Ja lisaks sellele avab Iraan tegelikult Hormuzi väina ilma, et Ameerika Ühendriigid Iraani sadamate blokaadi lõpetaksid.
See tähendab, et USA blokaad jätkub endiselt samal ajal, kui Iraan on järele andnud. See ütleb sulle kõik, mida pead teadma selle kohta, kes selles sõjas survet tunneb. Nagu Pentagoni esindaja eile ütles, oli USA valmis ja Iraan ei soovinud seda enam proovile panna. Kuula nüüd. Alustame sõnumiga Iraani sõjaväe juhtkonnale. KH juhtkonnale ja IRGC juhtkonnale. Me jälgime teid. Meie võimed ei ole samad, meie sõjavägi ja teie oma. Pidage meeles, see ei ole võrdne võitlus. Ja me teame, milliseid sõjalisi vahendeid te liigutate ja kuhu te neid liigutate. Samal ajal, kui te kaevate end välja, mis ongi täpselt see, mida te teete, kaevate end välja pommitatud ja hävitatud rajatistest, muutume meie ainult tugevamaks. Te kaevate välja oma alles jäänud stardiseadeldised ja raketid, ilma et teil oleks võimalust neid asendada. Teil puudub kaitsetööstus. Teil puudub võimalus täiendada oma ründe või kaitsevõimet. Teil on ainult see, mis teil on. Te teate seda ja meie teame seda. Te saate asju ümber paigutada, kuid te ei saa tegelikult uuesti üles ehitada. Te saate praegu kaevata, kuid te ei saa taastada. Aga meie saame. Me kogume taas rohkem jõudu kui kunagi varem ja parema luurega. Veelgi olulisemalt parem luure kui kunagi varem. Kui sa oma liikumisega end meie valvsa pilgu all paljastad, me oleme valmis ja relvastatud. Sinu kriitilisele, kaheotstarbelisele taristule, sinu alles jäänud elektritootmisele ja sinu energiatööstusele. Me eelistaksime seda mitte teha, aga oleme valmis tegutsema oma presidendi käsul ja ühe nupuvajutusega. Pentagon kinnitas täna hommikul samuti, et seni on 14 Iraani laeva või Iraani sadamatest pärit laeva üritanud blokaadist läbi murda, kuid ükski neist pole tegelikult edukas olnud. Tegelikult jagas USA keskväe juhatus täna hommikul huvitavat klippi sellest, kuidas USA merevägi lihtsalt blokaadi jõustab. Ma arvan, et see on päris lahe, nii et vaadake ise. Blue Sky 4, siin on USA mereväe sõjalaev 115. Palun pöörduge tagasi algsesse sadamasse Iraanis. Kinnitage vastuvõtt üle. Sain aru, ära. Suur tänu. Sain aru, ära. Me muudame kursi Iraani. Aitäh. See on USA sõjalaev 115. Ma saan aru, et te naasete oma eelmisesse sadamasse Iraanis. See on USA sõjalaev 115. Oleme kanalil 16. Lisaks sellele ütles Trump täna hommikul, et Iraan on nõustunud enam kunagi mitte sulgema Hormuzi väina, nii et seda ei saa enam kasutada relvana maailma vastu. Ja ma olen siin aus, ma ei ole kindel, kui tõsi see on. See võib olla lihtsalt Trumpi säuts, ilma et ta sellele liiga palju mõtleks, sest tegelikult Iraani režiimil polegi muud mõjuvõimu. Nii et kui režiim tõesti tunneb, et nad on taas eksistentsiaalses kriisis, olen kindel, et nad hakkavad ründama laheriike ja sulgema väina. See on sõna otseses mõttes ainus kaart, mis neil on. Aga halb osa Iraani jaoks on siin see, et iga päevaga nõrgeneb nende mõju Hormuzi väina üle. Muidugi pikaajaliselt, sest laheriigid teavad nüüd, milleks Iraan on valmis, et võimul püsida. Nad on valmis põhjustama majandusterrorismi, minema vastu riikidele, kes pole üldse Iraani vastu sõjas. Ja see tähendab, et need laheriigid hakkavad muutma end väinast nii vähe sõltuvaks kui võimalik. Me juba näeme, kuidas Saudi Araabia suunab umbes 40% oma naftast torujuhtme kaudu, mis läbib riiki Punase mereni, nii et nad üritavad Hormuzi väinast mööda minna. Araabia Ühendemiraadid teevad midagi sarnast. Neil on torujuhe, mis läbib sisuliselt Hormuzi väina ja viib nafta otse Omaani lahe äärde, kust laevad saavad tulla, nafta peale võtta ja minna kuhu iganes vaja. Iraak räägib samuti torujuhtmest, mis läbib Lähis-Ida otse Euroopasse. Nii ei pea nad üldse läbima Pärsia lahte ega Hormuzi väina. Muidugi saan ma aru, et osa neist asjadest ei juhtu üleöö. Teate ju isegi, et torujuhtme ehitamine, eriti üle mandrite, võtab kaua aega. Aga pikas perspektiivis muutuvad riigid vähem sõltuvaks Hormuzi väinast ja see võtab Iraanilt püsivalt ära nende mõjuvõimu. Nüüd Iraani juhtkonna jaoks ei ole see ainus probleem, millega nad võivad silmitsi seista. Esiteks peavad nad tegelema sisemise vastureaktsiooniga, millega nad silmitsi seisavad seoses oma avaldusega Hormuzi väina kohta. Vaadake mõnda neist Iraani-meelsetest Telegrami kanalitest. Inimesed kaotavad sõna otseses mõttes mõistuse. Siin on vaid mõned kommentaarid Iraani avalikkuse reaktsioonist, kui nad seda teadet kuulsid. Üks mees ütleb, et ta tunneb end nii alandatuna, et tahab surra. Teine ütleb,
Aga kuidas on ülemjuhi ja kümnete vanemate komandöride märtrisurmaga? Kui Iraan lihtsalt avab väina, siis mis mõte oli kõigil neil inimestel surra? Ta väidab, et praegused Iraani juhid reedavad neid juhte, kes on selle sõja eest surnud. On selge, et Iraani avalikkus ei ole rahul ja me näeme vastureaktsiooni ka Iraani meedias. Meil on Iraani Fars News, mis on vihane välisministri postituse peale, mida me vaatasime video alguses. Inimesed Iraanis on segaduses ja võimud ei ole suutnud selgitada, mis täpselt toimub. Miks loobub Iraan kõigist oma läbirääkimishoobadest? Ja räägime muudest hoobadest, mis Iraanil on, täpsemalt rikastatud uraanist, mis on sügaval maal Iraani territooriumil, sest tundub, et Iraan on valmis ka sellest loobuma. Kõigepealt vaatame president Trumpi avaldust. See avaldus tehti samuti täna hommikul, umbes samal ajal kui Hormuzi väina avaldus. Selles öeldakse, et USA saab kogu tuumatolmu, mille loovad meie suured V2 pommitajad. Raha ei vahetata mingil viisil, kujul ega moel. See kokkulepe ei puuduta mingil moel ka Liibanoni, kuid Ameerika Ühendriigid teevad Liibanoniga eraldi koostööd ja tegelevad Hezbollah olukorraga sobival viisil. Iisrael ei pommita enam Liibanoni. Ameerika Ühendriigid on neil selle ära keelanud. Nüüd, ma arvan, et tuumatolm, millele president Trump siin viitab, on rikastatud uraan, umbes 400 kilogrammi ehk 900 naela, mis on maetud Esfahani ja mõne teise tuumarajatise alla. Ja see 60% rikastatud uraan on peaaegu relva kvaliteediga. See tähendab, et sellest on väga lihtne pommi teha. Võib-olla võtab see 6 aega, võib-olla 2 kuud. Me täpselt ei tea. See sõltub sellest, millist tüüpi rajatise Iraan ehitab, kuid siiski on väga ohtlik, kui see jääb Iraani valdusesse. Ja just sellepärast on USA tahtnud seda tagasi saada alates sellest ajast, kui see sõda algas. Ja nüüd näib, et Iraan on nõustunud selle tagasi andma. Raha, millest president Trump räägib, viitab teisele raportile, mis ilmus enne tema avaldust. Vaatame seda raportit, et teil oleks rohkem konteksti. Selle raporti kohaselt kaalub USA $20 miljardi suurust rahasummat uraani eest, mis Iraanil on. Raportis öeldakse, et läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja iraanlaste vahel on jätkunud alates viimasest kohtumisest. Ja on väga suur tõenäosus, et sel nädalavahetusel toimub Islamabadis teine voor kõnelusi, et tehing põhimõtteliselt lukku lüüa. Arutlusel olevate tingimuste kohaselt annab USA Iraanile umbes $20 miljardit. Kuid see ei ole USA raha, vaid külmutatud Iraani raha, millele Iraan saab nüüd ligi. Ja selle eest on Iraan valmis loovutama rikastatud uraani, mis tal on. Mitte ainult 60% varu, mis on umbes 400 kilogrammi, vaid neil on ka teisi varusid, mis on veidi vähem rikastatud. Nii et need on tõenäoliselt 40%, 30%, võib-olla 50%. Kokku on neil umbes 900 kilogrammi erineva rikastusastmega uraani, mille nad kavatsevad Ameerika Ühendriikidele loovutada. Kuid lisaks sellele survestavad Ameerika Ühendriigid Iraani nõustuma 20-aastase rikastamise moratooriumiga. Nii et nad ei kavatse üldse rikastada mingit tüüpi uraani oma tuumaelektrijaamade jaoks. Kuid Iraan pakub vastu 5 aastat. Sellest oleme me varem rääkinud. Kuid praegu käivad veel läbirääkimised, et jõuda numbrini, millega mõlemad pooled nõustuksid. See ongi täpselt see raport, millest Trump räägib, kui ta ütleb, et Iraan on nõustunud loobuma uraanist, kuid USA ei ole nõustunud neile andma mingit raha, isegi mitte külmutatud Iraani varasid. Tegelikult pidas Trump Bloombergi ajakirjanikega kõne ja selles kõnes ütles ta konkreetselt, et USA ei anna mingit raha, ei Ameerika Ühendriikide maksumaksjate raha ega loobu ka külmutatud Iraani rahast uraani vastu. Isiklikult öeldes on mul väga raske uskuda, et Iraan loobub uraanist ilma midagi vastu saamata. Ja arvestades, kui halvasti nende majandus praegu kannatab, ei ole ebarealistlik eeldada, et Iraan soovib külmutatud raha vabastamist, sest see annab neile sisuliselt võimaluse ellu jääda. See annab režiimile teise võimaluse. Nad saavad selle majanduskriisi üle elada, võib-olla isegi taastada osa sellest, mis sõjas hävis. Loomulikult võiksid nad seda teha ka sanktsioonide leevendamise abil. Võib-olla pakub USA raha asemel hoopis sanktsioonide leevendamist. Sellest saame teada alles siis, kui kokkulepe on lõplikult sõlmitud ja kõik üksikasjad avalikustatud. Kui tundub, et hoolimata kõigist teadetest, mis väidavad vastupidist, kas USA annab raha või mitte, on Iraan siiski valmis rikastatud uraanist loobuma, mis on kindlasti hea uudis. Täna on reede ja kui peaks toimuma kohtumine iraanlastega Islamabadis, peab keegi Ameerika Ühendriikidest varsti lahkuma, lennukile minema ja USA-st kiiresti lahkuma, sest isegi eralennukiga on see umbes 16-tunnine lend. Seega peaksime varsti teada saama, kas kohtumine toimub või mitte. Kindlasti vajuta allpool tellimisnuppu, kui meil on rohkem infot. Niipea, kui meil on rohkem infot, annan teile järgmises videos teada.